Kahtlemata oleme me Eestis selles mõttes väga heas olukorras, et neid uusi suurepäraseid maju, ka kontserdisaale on ju ehitatud ja paljud lausa kadestavad meid selle pärast. Ja muusikutena ma loomulikult tunneme selle üle väga suurt rõõmu. Kuigi ka see ruum, kus me täna viibime, on ju väga kaunis, väga võiks juba öelda ajalooline ja ka suurepärase akustikaga, siis selliste uute kaasaegsete muusika- või kultuurikeskuste tekkimine annab kahtlemata lisaväärtust tervele kultuurielule ja loomulikult kõigile nendele muusikaliikidele, mida siis nendes vastavalt võimalustele, saalide suurustele, vajadustele saab esitada. Ootusärevuse ja entusiasmiga ootan uue saali kerkimist ja uue niisuguse kontserdipaiga valmimist, kus saab esitada just sellist muusikat, mis võib-olla on kammerlikumat laadi, nii soolokontserte, kammerkontserte kui ka miks mitte väiksemat orkestrit. Ja loodan väga, et see saal leiab need interpreedid, kes võiks seal esineda ja samuti, et saal leiab inimesed või inimesed leiavad selle saali, tekib niisugune stabiilne kontserdipublik ja kelle ootusi võib-olla see saal täidab ja kes leiavad sealt need iluelamused, mille pärast sinna ikka jälle tagasi tulla. Kui me räägime nüüd interpreetidest, keda te sinna kutsute, nad kindlasti leiavadki parimad lahendused, parimad kavad, mis tõesti neid ennast kõnetavad, siis kõnetavad ka publikut ja selle kaudu sobivadki ideaalselt sellesse uude saali. Aga miks mitte mõelda ka selle peale, et sellele saalile pühendatakse rohkem kui ükski uus teos. Jah, kindlasti kogu Arvo Pärdi looming sobib seal saalis suurepärast esitamiseks, aga tegelikult hea saali tunnus ongi see, et seal saab esitada kõike, kogu kirjutatud muusikaloomingut, loomulikult siis mitte minnes ekstreemsustesse, aga just, et see võimaldab esinejal valida need teosed, mis just temal on kõige hingelähedasemad ja siis neid publiku ette tuua ja tänapäeva saalis on võimalik juba akustikat isegi reguleerida. Ja võib-olla mõeldes veel Muusika- ja Teatriakadeemiaga koostööle, siis kindlasti annab uus kontserdipaik võimalusi tuua kavasid, mida esitatakse seal, siis nii tudengite poolt kui ka tippinterpreetide, õppejõudude, professorite poolt, kuidas iganes siis parasjagu neid inimesi nimetada, siis neid kavasid, mis seal kantakse ette, tuua ka ettekandele siis Rakveres, võib-olla siin Eesti pool, kust inimesed nii lihtsalt Tallinnasse ei satu, et see on kindlasti üks tore asi, et Eestis neid võimalusi on, et kui tegelikult just neid esinemispaiku on, et kui on üks kontsertkava, mis on tõesti ette valmistatud tõsiselt, siis on võimalik seda mängida mitte üks kord, vaid mitmeid kordi.